Hea sõber, seekord vaatleme siis esimese kohtumõistja Otnieli kujunemist ja saavutusi. Kas sa oled kunagi tundnud, et oled vaimselt kokku jooksnud või oled sa tundnud, et ümbritseva maailma surve on hakanud su väärtushinnanguid kuidagi murendama? Iisraeli rahvas oli jõudnud just sellesse punkti. Nad olid unustanud elava Jumala ja hakanud ümbritsevate rahvastega sulanduma. Vaatame, kuidas esimese kohtumõistja Otnieli lugu õpetab meile vabanemist ja vaimset uuenemist selles olukorras. Aga kõigepealt kuulakem, kuidas kohtumõistjate raamat sellest ise räägib. See on 3. peatükk 5-11 salmini. Iisraeli lapsed elasid siis kaananlaste, hettide, emorlaste, pärislaste, hiivlaste ja jebuuslaste keskel, võtsid nende tütreid enestele naisteks ja andsid oma tütreid nende poegadele ning teenisid nende jumalaid. Nõnda tegid Iisraeli lapsed kurja issanda silmis ja unustasid issanda oma jumala ning teenisid Baale ja Ašeraid. Siis issanda viha süttis põlema Iisraeli vastu ja ta müüs nad Mesopotaamia kuninga Kuusan Risataimi kätte ja Iisraeli lapsed orjasid Kuusan Risataimi 8 aastat. Aga Iisraeli lapsed kisendasid issanda poole ja issand tõstis Iisraeli lastele päästja, kes nad päästis Otnieli, Kaalebi noorema venna Keenase poja. Issanda vaim tuli tema peale, ta mõistis Iisraeli kohut, ta läks sõtta ja issand andis tema kätte Mesopotaamia kuninga Kuusan Ristaimi ja ta käsi sai võimuse Kuusan Ristaimi üle. Ja maal oli rahu 40 aastat, siis suri Otniel, Keenase poeg. See on Jumala sõna. Oleme eelnevatest vaatlustest juba käsitlenud vaimuliku värskuse hääbumise ja kompromisside mõju. Me täheldasime, et patt imbus sisse just perekondlike sidemete kaudu. Iisraeli noored abiellusid paganatega ja hakkasid kummardama nende jumalaid. See ei olnud lihtsalt maailmavaateline küsimus, vaid nad võtsid osa ka ebajumalate kummardamisest, liturgiast, nagu kreekakeelne tõlge seda ütleb. See on hoiatuseks meilegi. Selline piiride ähmastumine toimub siis, kui me ei tee enam selget vahet Jumala sõna ja maailma tabade vahel. Siis tekib tühimik, kus pole enam Jumalale ruumi. Ja kui pole enam ruumi Jumalale, siis täitub see tühimik ebajumalatega, mis röövivad meilt aega ja energiat. Esialgu tundub selline kohanemine väga perspektiivikana. See tagaks Jumala rahvale nagu parema tuleviku. Võõras tundub siin mugava ja ahvatlevana. Kuid vaadelgem neid vaenlasi lähemalt. Meile nimetatakse siin 6 erinevat rahvast, kelle keskel Iisrael elas. 6 erinevat vaimset mõju, millega Jumala rahvas silmitsi seisis. Kõigepealt kaananlased, sõna-sõnalt siis kaupmehed, need, kes esindasid staatuse ja sotsiaalse kasu saamist. Seda on tehtud alati ka usu katte all. Siis hetid ehk hetiidid ehk hirmupojad, nende relvaks on hirm, mis sunnib ikka jälle oma usust vaikima. Emorlased ehk siis lobised või rääkijad, kes esindavad tühje sõnu, nad räägivad palju, kuid sisutult. Pärislased ja hiivlased esindavad ühelt poolt elitaarsust, sõna saavad ainult haritlased ja teisel pole midagi muud oodata kui passiivsust. Las palgalised töötavad.
ja puuslased lõpuks, nemad on siis nagu sellised tallajad, need, kes naeruvääristavad ja halvustavad pühadust ja igasuguseid usulisi püüdlusi. Kuna rahvas tegi kõigi nende rahvastega vaikides kompromisse, andis Jumal nad Mesopotaamia kuninga Kuusan Ristaimi kätte. Kuusan Ristaim on tähendusrikas nimi, mis viitab topeltkurjusele või väga sügavale pimedusele. Tõsi on see, et kui sa valid maailma, siis sellest maailmast saabki sinu karm valitseja. Iisrael kannatas selle valitsuse all 8 aastat. See oli aeg, mil nad sattusid lõpuks sellisesse ummikusse, et nad olid valmis taas elavat Jumalat appi hüüdma. On paras aeg hetkeks mõelda, milline eelpool nimetatud vaenlastest kõige enam sind kimbutab ja milline võiks olla Jumala lahendus. Jumal näeb nende olukorda ja tõstab esile esimese kohtumõistja Otnieli. Aga miks just Otnieli? Otnieli nimi tähendab Jumala lõvi. Ta oli mees, kes oli oma ustavust Jumalale juba varemgi tõestanud. Selle mehe kutsumus oli pikema protsessi tulemus. Ta oli julge ja lahingutes karastunud. Ta oli ustav oma kodus, ta ei abiellunud paganaga ja toetus Jumala sõnale, kuid kõige olulisem on see, et issanda vaim tuli ta peale. Otniel ei toetunud oma tublidusele, vaid Jumala väele. Enne kui ta läks sõtta, mõistis ta kohut. Teiste sõnadega ta tegeles oma rahva sisemise olukorraga. See on oluline õppetund. Võit vaenlase üle algab patule õige hinnangu andmisest ja meeleparandusest. Selliselt valmistununa võitis Otniel vaenlased. Pärast seda võitu valitses maal 40 aastat rahu. See oli õiglusest ja ustavusest sündinud rahu. Ja sõber, võib-olla sa küsid, see kõik on huvitav, aga millest mina peaksin alustama, kui olen sattunud kurjuse aardesse? Vastus Otnieli loo valguses oleks järgmine. Mõtle nendele 6 rahvale, millise all sina siin vaevled ja kannatad. Tuleta meelde, mida tegi Otniel enne lahingusse minekut. Ta mõistis kohut, võttes oma rahva elus ette nii-öelda suurpuhastuse ja hüüdis Jumala poole ja lasi pühal vaimul end juhtida. See on ka minu soovitus sinule, sinu olukorras. Järgmine kord räägime teisest kohtumõistjast Ehudist, aga seniks kohtumiseni.